Nii, aga siis selle tehnika juurde. Kõigepealt raam. Raam tundub siuke lihtne, kunagi viisime ühe raami värvimisse. Mees, kes värvis, ütles, et selle võiks isegi valmis teha. No me tegimegi ise. Aga kui lähemalt vaadata seda, see on nüüd, ütleme, kombinatsioon sellest FIA nõuetest. Kui meil veel paar aastat tagasi oli see raam oligi natuke lihtsam ja vähemalt torusid oli vähem, siis hakkas see raamiteema muutuma järsku sellest, et üks hetk mõeldi välja, et see oli nüüd üle vist 10 aasta tagasi, et pagimehed peaksid ka kasutama seda Hansu kaelakaitsesüsteemi, mis on täiesti loogiline ja arusaadav. Õnnetuseks oli see, et kõik sõitjad kasutasid motokrossi kiivreid. Motokrossi kiiver ei ole autole mõeldud, tal ei ole selle Hansu kinnitustest, on asi muidugi väga kaugel ja nii edasi. Mingi vahe üleminekuks lubati, isegi FIA lubas motokrossi kiivril need Hansu punnid siis sinna puurida. See väga kummaline lahendus muidugi. Ju ei jäänud midagi muud üle. Siis järgmine lugu oli, hakati nõudma siis auto turvapuuri järgi siis selliseid turvapuuri elemente. Siis oli järgmine asi, et peaks kasutama homologeeritud istet. Me kõik sõitsime siis kardi istmetega, millel oli siis allkinnitus ja selja taga kinnitus. Ja need istmed tihtipeale tehti veel ise päris. Et siis komposiit, Kevlar, süsinik, klaasriie, mis iganes. Ilma mingisuguse siukse normita. Väidetavalt keegi sai mingi liiklusõnnetuse käigus, sai siis ühe selja taga oleva kinnituse siis endale ribide vahele. Ja iseenesest mõte ju hea, et paneme auto homologeeritud istmed sisse, saame turvalisemaks kohe kõike. Aga kui hakata lähemalt vaatama, siis auto iste kinnitub alt ainult. Ja selleks, et alt kinni panna, selleks on turvapuurile antud teatud parameetrid, et sealt alt peab olema nii paks toru sellise seinaga. Kas ta oli vist 35 toru, 2,5 seinaga oli vist miinimum, kui ma nüüd ei eksi. Midagi sinna kanti. Jah, 35. Ja selleks, et seda kuhugi sinna kinnitada, siis pagi põhjal, kõik need põhjaalused torud olid meil seal 30,5, nendega oli ka midagi kinni panna, siukest jämedat asja. Ühesõnaga, pagi põhi oli nii palju peenikestest torudest, et selle istme kinnitamine tegelikult oli probleem. Selleks, et kõigile vanadele pagidele, mis kunagi oli ehitatud, see ümber ehitada, et sellest ei tulnud nagu välja. Mingisugused reeglid tehti seal, et kuhu mida keevitada ja et saada ta enam-vähem normi ja FIA ei saanud ka ju nõuda seda, et kõik pagimehed nüüd homseks teevad kõik nullist uued raamid. Ja samal ajal siis tehti siis ka uus raami nõue siis lõpuks töötati välja. Ja muidugi leiti seda kah, et ega pagi on põhjalt suht kaitsmata, et kui üle kaela keerata ja keegi suudab põhja poolt otsa sõita, et siis tegelikult ongi õrna. Minu teada ei olnud sellest mingisuguseid suuri probleeme pole juhtunud kunagi, aga parem karta kui kahetseda. Ja nüüd siis selle uue turvapuuri nõudega jõuti siis selleni, et on kindlaks määratud ka see siin põhjal olev siis toru. See on siis 40 1,5 seinaga on ta siis miinimum ja siia külge saab siis keevitada need istme kinnitustorud vastavalt siis FIA nõuetele. Iste ise poltidega täpselt nii, nagu teha see auto iste läheb. Lisaks siin on normitud, et peab olema, kas siin on 1, 2, 3, 4, 5, 6 ristitoru, mis lähevad siis põhjalt läbi teatud läbimõõduga, mis ei tohi olla aga painutatud, mis peavad olema teatud siis seinapaksusega toruga. Ehk siis tegelikult see eeldab seda, et terve nisti tuleb nullist ikkagi uus raam teha ja hoopis teistmoodi üles ehitada. Täna veel saab vanaga sõita, kui vana turvapuur oli serditud. Uusi serte minu teada välja ei anta vanadele puuridele. See tähendab, et nüüd on kõik uued vaja. Kas 2026 äkki võis sõita veel vanaga või, kui ma õigesti mäletan. Siis peavad kõik minema siis sellist tüüpi nagu raami peale.
materjaliks on siin sellel autol on A25 kroomolübdeen toru. Siin vanasti käis suur trall, et ametlikult just nagu ei oleks tohtinud kroomolübdeen toru üldse kasutada. Reaalselt kõik need pagid olid sellest tehtud. Ja põhjus selles, et kui auto turvapuuri võid teha ka sellest 355-st, et mis seal vahet on, et need osad, mis olid ette antud, ütleme esikaar, tagakaar ja need auto turvapuuri juurde kuuluvad ülejäänud torud, et need olid niikuinii oma mõõtudelt niimoodi üledimensioneeritud, et teras 355 andis selle normi välja ja oli ta piisavalt tugev ka nii kui nii. Kuna pagil on siin terve enamus torusid on selleks, mis moodustavad siis selle auto raami osa üldse, mitte ainult turvapuuri osa, vaid ka ülejäänud osa siis. Siin on kasutatud päris palju selliseid peenikesi torusid. Ja võt nüüd 355 sellist muretseda kuskilt. Ütleme, lõpuks jõudsime ikkagi selleni, et esiteks see peenem toru võiks ka tugevam olla. Ja siis juba ammu sai ehitatud siis selle 25 kroomolübdeen 4 peale. Seda oli võimalik saada hästi palju erinevaid mõõte ja see raam on siis üleni sellest tehtud. Tänasel nõudel on ilusti sisse ka kirjutatud, et need materjali legeerelementide protsendid ja selle alla see kroomolübdeen toru ilusti läheb niimoodi, et seda saab kasutada. Millest veel neid pagisid on tehtud? Varajasemalt oleme me ise ehitanud ja kõik need enamjaolt need nõukaaegsed pagid ehitati siis Vene terasest 30 HGSA. See oli siis kroomnikkel räniteras. See väidetavalt samast materjalist tehti siis Vene hävituslennuki MiG-25 välispind. Oli terasest tehtud lennuk, et ta sellist meeletut kiirust kannataks. Vist 3 mahhi lendas sinna kanti. Võtta siis sellisest samast materjalist tehti siis võidusõiduautode turvapuure ja pagide raame. Põhimõtteliselt on see Vene versioon on väga hea. Toru ise ei olnud alati ümmargune ja see kvaliteet, kuidas ta tehtud oli võib-olla. Aga see materjal, see kroomnikkel ta on kroomnikkel ränimangaan teras, on tema õige koostis. Just see nikkel seal on see, mis teeb materjali sitkeks. Ja tegelikult sarnast terast kasutatakse praegu ka, lihtsalt tema kättesaadavus ei ole päris nii hea ja kõike mõõte ei ole võtta. Selle Vene 30 HGSA vaste läänes on T45. See on selline sarnase koostisega või ülesehitusega materjal, seal mingid protsendid võivad legeerelementidel kõikuda kuigi palju siia sinna. Seda kasutab selline firma nagu Custom Gauge, kes teeb enda turvapuure ja need homologeeritud õhukesest materjalist puurid, mida nemad pakuvad. Need on siis sellest T45-st, ehk siis vaste Vene 30 HGSA-le. Ehk siis see samune kroomnikkel ränimangaan teras. Selle terase eelis on see, et ta on peaaegu sama tugev kui kroomolübdeen teras. Aga tal ei teki keevituskohtades siis rabedust. See on nagu suur eelis. Et see, et ta võib-olla on seal mingisugune 50 megapaskalit tõmbetugevusest või voolavuspiirist madalamal, et see ei mõjuta. Kui me nüüd võrdleme 355, teras 355, see 355 tähendab tema voolavuspiiri, et kuna läheb materjal siis, mis pinge juures läheb materjal voolama. See on siis 355 megapaskalit. Me võtame nüüd kroomolübdeen toru või selle HGSA või siis T45, siis need on seal 650, 750, midagi sinna kanti on nende voolavuspiirid. Ehk siis jämedalt on üle 2 korra vähemalt on tugevam. See on päris suur vahe. Ehk siis seda 355 tegelikult peenemates kohtades kui kaared mina ei kasutaks, vähemalt mitte pagi juures.
noh, krommuluga sai korra mainitud, et on väike probleem. On see probleem, et kui ta kuumaks ajada ja liiga kiiresti jahtub, siis ta karastub ja ta karastub klaasiks sisuliselt, ta on hästi rabedaks läheb. Ehk siis tegelikult ei ole õige öelda, et tal on keevituskohtades tekib probleem. Keevitus ise ei ole probleem. Täpselt keevituse kõrvale, see koht, kus keevitamisega aetakse see materjal ju sulama ja keevituse kõrval on ju külm metall ja nüüd mingisuguses kauguses keevitusest see kroommolübdeenteras jahtub nii kiiresti, et ta karastub ära. Ehk siis ta on liiga hästi karastuv materjal, siis võiks nagu öelda või kokku võtta. Ja see võib olla nii rabe, et kui ta tugevama löögi saab, siis ta mingi torupõimiku koha pealt lendab täiesti nagu pilbasteks. Et seda ei juhtuks, siis tuleks seda materjali siis termotöödelda. Meil on kõik veermiku detailid, need, mis me oma teatud klientidele siin teeme, näiteks kroommoluterasest või enda pagikiiged, need on kõik peale valmis keevitamist viidud ahju, antud ta nendele 500 kraadi tund aega ja siis on võimalik see keevitusrabedust ära saada. See 500 kraadi tund aega materjali enda näitajaid väga ei muuda, et see ei ole päris lõõmutus või normaliseerimine, et materjal pehmeks läheks. Vaid sellest on küll, et need keevitusõmbluste rabedus siis põhimõtteliselt, et see materjali kristallvõre seal suudaks siis selle temperatuuri juures siis ümber kohaneda või ümber muutuda selliseks, et enam rabe ei ole. Ja niimoodi saab kroommolübdeenterasel siis keevitushapruse siis ära. Ja siis on kiigedega niimoodi, et kui pihta saab, siis läheb enne keskelt kõveraks kuskilt, aga keevitusest enam puruks ei tõmba ennast. Et see on hädavajalik, kui on peenikestest torudest kiiged. Kui see materjal läheb väga paksuks, näiteks ralliautode turvapuurid, kui tal on paksust materjalist tehtud selle kahe seinaga näiteks ja 40 toru, siis see puur ise on nii palju tugev juba, et siis see ei ole võib-olla nii suur probleem. Ma olen näinud küll pilte, kus on ralliauto pannud siis teelt välja puudesse ja näiteks kuskil siin üleval torupõimik, mis siin on ralliautol, et mitu toru saab kokku, et see on laiali täiesti pilvasteks nagu löönud. Aga mis see probleem on, et paneks raami kahju ja laseks ta peale valmis tegemist pehmemaks, just et keevitusrabedusest nagu ära saada. On probleem, et kus see ahi võetakse, kuhu see mahub. Ja mul oli jube tahtmine seda asja kuidagi läbi teha ja ma otsisin siit taga neid erinevaid ahjusid. Ma mõne üksiku leidsin, kuhu ta sisse mahuks, aga nad tegid sihukest massitööd, et nemad ajasid palju suurema temperatuuri peale ja et materjali siis lõõmutada. Ja see oli minu jaoks nagu palju ja teine lugu me ei suutnud ka kaubale saada, sellepärast et siis oleks pidanud seda raami nagu üksinda nagu töötlema ja ühesõnaga ma ei leidnud ühtegi mõistlikku kohta, kes suudaks selle termotöötluse niimoodi korralikult ja hästi ära teha ja vähegi mõistliku raha eest. Ja lõpuks leidsin ma ühe sellise koha, kes on suuteline tegema selle sinul põhimõtteliselt garaažis koha peal ära. Et on sihuke firma olemas, kes võtab ja katab selle detaili kinni, keevitab siia näiteks temperatuuriandurid külge. Pagi puhul käis see niimoodi, et viisin raami nende juurde küll, pandi ta selliste telliskivide peale, siis looditi ära põranda peale, et ta niimoodi tasa oleks ilusti, et ta pingale jääks kuidagi. Siis pandi alla siukesed kivivilla või mingisuguse põhimõtteliselt kivivilla soojastusmaterjali rullid, keriti lahti. Keevitati tembiandurid külge 5 koha peale raamile ja kaeti siis raam ka sellega kokku. Ja siia auto alla pandi siis siuke elektriline soojendus, mis ta on siis, soojendusspiraalid. Ja hakati teda siis soojendama selle all ja mõõdeti, et kere ühtlaselt soojaks, see oli, ma ei tea, mingisugune äkki kokku vist läks 24 tundi siin oli. Ehk siis tasakesi raam soojaks niimoodi, et igast nurgast ühtlaselt 500 kraadi peale saada. Hoiti tund aega ja lasti siis tasakesi jälle maha jahtuda.
ühesõnaga, see raam on üleni ära siis üle soojendatud, et saada lahti keevituse rabedusest. Kas see nagu hädavajalik oli? Vaevalt. Ma arvan, et see oleks ilma ka toiminud. Millega pärast tekkis tahtmine, et tahaks proovida, et kuidas see, et teeks selle ära, vaataks, kuidas see asi siis käitub. Igal juhul on turvalisem see, et meil ei ole vaja enam, ei ole ohtu, et ta niimoodi löögi peale siis puruks läheks kuskilt. Mitte, et meil see kunagi oleks ka probleem olnud, aga noh, kui juba siis natuke põnev on siis ka neid asju teha, et järgi proovida, kuidas mingi asi töötab ja toimib, et natuke ise teadmist saada juurde. Noh, võib-olla see siin, et te näete, sellel autol on ka, näiteks tagakaare ristis on FIA nõudnud sihukest plekitükki ja siin on mingisugused plekitükid, ja kui te ralliautodel vaatate, et siis on siin ukse rist tavaliselt on, siin on ka siis seotud ta sihukuste plekitükkidega veel lisaks see toru ära. Minu arust see on tulnud sellepärast, et tehase tiimid kasutasid oma turvapuuride tegemiseks, esiteks nad kas siis sertifitseerisid, homologeerisid selle turvapuuri ära ja siis nad ei pidanud kasutama selliseid materjale, nagu kasutab siis noh, see mis nagu tavainimene võis kasutada. Nemad võisid seda teistmoodi teha. Ma olen kuulnud, et neid ei testitud otseselt, aga neil oli mingi arvutuste järgi siis lubati need asjad siis ära teha. Ja noh, ma olen näinud näiteks ProDrive'i Subaru turvapuuri, millel on tagumine rist, mis meil peab olema 40x2, oli mõõduga 30, seina ma ei tea, aga igal õhuke oli selle kahene toru või vähem. Ja me oleme ise pannud custom cage'i puure sisse, millel on siit mingisugused ees olevad torujupid, on näiteks ainult millimeetrise seinaga. No, tegemist on siis tugeva materjaliga, aga ma arvan, et just seal tekib see probleem, et kui käib tugev pauk kuhugi pihta, siis on oht, et see toru lüüakse siis sellest keevituse koha pealt pooleks ja ta võib siis selle terava otsaga kuhugi siis midagi ära lõhkuda, kas siis sõitjat vigastada või midagi. Ja ma arvan, et sellepärast on need sellised plekitükid igale poole sinna keevitatud. Muidugi FIA on võtnud selle siis, tundub nii, et pimesi üle, et ka nendel autodel, millel tegelikult on need torud jämedad või ütleme suur jäme toru ja paks sein, sellega, nende torudega niisama lihtsalt see ei juhtu, aga noh, turvalisuse kaalutlustel tundub nii, et on võetud siis, et nende plekitükkide mõte tegelikult on see, et neid tinapaberist puure ära siduda paremini, et kui ta lööbki selle keevituse sealt toru otsast puruks, et see plekk hoiab teda ikkagi õige koha peal kuigi palju, et ta võtaks selle löögi vastu. No, meile ka tulid need ja las nad siis olla. Et mõne koha peale peame me neid nüüd panema. Koos selle auto turvapuuri tõlgendusega tuli minu arust üks täielik idiootsus, mida hakati nõudma üks hetk. Oli see, et esimene kaar, et kui ta ei ole ühes tasapinnas või väikse jõnksuga, siis tuleb panna see nimetatud tantsutoru. No, ütleme see torgu siit, esimene kaar tuleb, siin on paine, et me pidime hakkama ka nüüd niimoodi tegema. Pagidel on kogu aeg olnud, et kaar oli ühes tasapinnast, tuli siit alla, üks paine siis sinnapoole, see läheb jalgad ette, kõik on paigas. Noh, kereautodel loomulikult, mida uuem ta on, seda suurema nurga all on üldiselt see klaas lastud siin ees, on ju, nagu tehase kerel. Ja siis ei ole võimalik seda turvapuuri esimest kaart niimoodi otse teha. Ja ongi siis A-piilari järgi siis kõigepealt pannakse toru paika ja siis painutatakse alla juhi jalgade juurde. Meil ei ole seda vaja tegelikult. Meil ta läks ennem otse ja kuna kardetakse, et see paine siin teeb nõrgemaks seda esikaare tööd. Sellepärast oli vaja seal seda tantsutoru vahele. Miks on vaja pagil, kellel saaks selle otse teha? Teha siukest lollust, teda nõutud veel niimoodi, et ma pean panema selle esimese kaare siiamaani siis alla painutama. Või oleks võinud lasta, kui taheti turvalisust teha, laske see otse teha. On mul esimest kaart palju lihtsam teha kõigepealt ja ma ei nõrjasta teda siin mitme paindega. Ja siis võin selle tantsutoru siia panna ja siia toru vahele keevitada. Aga ei, täpselt auto järgi oli vaja teha seda, et see peab olema siin paindega. Ehk siis see on ka pimesi autost üle võetud, aga no, seda nüüd on juba tükimalt aega nõutud.
sellega ei ole enam midagi pihta ka hakata, nii tuleb teha. Et enam ei ole vaielda midagi. Õnneks uued nõuded tõid kaasa selle, et pagil ei ole vaja, näiteks see tantsutoru oleks pidanud olema autonõude järgi 42 seinaga. Nüüd me saame hakkama 30 see toru õnneks. Siis kui autonõuet lugeda, siis katusel pidi olema rist. Erinõue, et kui ainult üks sõitja on selles mõttes, et kõrvalistujat ei ole, et siis võis olla ka diagonaal. Sellesse väiksesse katusesse, kus on torud kõik lühikesed, ta on juba nii palju tugevam võrreldes tava ralliautoga. Et siia ei ole seda 100 aastat vaja, õnneks uue nõudega seda lollust enam ei nõuta. Muidu oleks niimoodi, et kiivri pealt jookseks toru üle, et oleks võimalik kiivriga vastu seda toru otsa virutada. Palju jama tekitas uute nõuete tulek, aga ma arvan, et see on oluliselt parem. Nüüd on vähemalt mingisugune selgus ja kindlus, et kui ma ta valmis teen, et ta nüüd vastab nõuetele, ma ei pea teda ümber hakkama raiuma igatpidi. Juba siis, kui autonõue muutub. Et see on jälle positiivne, nüüd on ta meil valmis. See pidev, ütleme, mingist hetkest hakkas FIA nüüd tähelepanu pöörama sellele, kuidas need autod nüüd millele vastavad. Ja kuna autonõuded muutusid karmimaks, siis pidi nagu paginõudeid ka karmimaks tegema. Sellega see võib olla üks põhjus, miks hakkasid automootorid välja surema siis sellest 1.6 klassist. Lihtsalt raam läks nii palju raskemaks kogu aeg. Selleks, et olla kaalus autoga veel mõistlikult, siis automootor on raskem. Automootoril oli eraldi käigukasti, mis oli raskem. Ja nüüd need, ütleme kõigil, kes kunagi oli 500 kilo pidi pagi kaaluma, siis need ülikerged automootoriga autod, need kaalusid 525, eks need olid 25 kilo ikkagi üle kaalus. Tsiklimootorid, need sai ilusti kaalu. Mingi aeg edasi, tsiklid läksid võimsamaks, lisaks oli tsiklitel, kuna seda kaalu probleem nii suur ei olnud, et teda kaalu saada, siis oli võimalik teha näiteks veermiku detailid jämedamad, tugevamad. Ja lõppude lõpuks need keerulisemad ja kallimad automootorid lihtsalt surid ära välja. Ja selle spordiga alustada on ju tsiklimootoriga lihtne, paned selle hajapusa peale või ZX14 ja lähed sõidad. Kui raha juurde tuleb ja kiirust ka juures on juba, siis saad osta juba võimsamad asju ja sealt sujuvalt edasi minna. On natuke lihtsam, kui oled eluaeg sõitnud ennem tsiklimootoriga ja nüüd saad küll väga hea ja kiire automootori peale, siis on ta jälle nii palju teistmoodi, kaalujaotus on teine, tema voendikõver on täiesti teine. On olnud selliseid mehi, kes on neid üritanud vahetada ja mõnel on hästi läinud, mõnel ei ole hästi läinud. Ehk täna siis ei ole me jõudnud niimoodi, et on ainult tsiklid. Välja arvatud mina siis. Ehk siis seda saame varsti näha. See pagi siis oma ehituselt on väga teistmoodi võrreldes praegu sõitvate masinatega tänu just sellele mootorile. Ja see uus mootor, mida me siin kasutame nüüd, on ise nüüd niigi palju kergem kui auto oma. Et kui me selle auto siis valmis saime ja kaalusime teda, siis me olime 18 kilo alakaalus ja pidime siia rauda juurde panema. Ma ei tea nüüd, kui me ta kokku saame, et nii palju enam ei ole. Siin mingeid veermiku detaile ja õõtsasid ja me tegime jämedamaid, et kuna me teadsime, et meil varu on, et siis teeme auto natuke tugevama. Vana auto selleks, et ta liiga palju ülekaalus ei olnud, sai tehtud suhteliselt nõrk ja mul tegelikult on päris mitu võidusõitu läinud nahka selle pärast, et on toimunud mingisugune stardirüsinas on virutatud esimene veermik puruks ja sinna ma olen jäänud. Et täna selle uue raamiga peaks selle murega ära murdma, et ta peaks olema siis võrreldes teistega vähemalt sama tugev. Nii. Mis sellest raamist veel? Keevitatud on see raam tervenisti tiikkeevitusega. Oleks võinud ka poolautomaadiga selle maagiga siis kinni lasta, aga et oleme sellega ka enne teinud, aga kuna see tiig oli olemas ja tiigikeevitus tuleb ikkagi ilusam ja viisakam ja parem, et siis seekord sai lastud terve raam siis tiigiga kokku.
nii, aga raami koha pealt, noh, mis on veel, torukaared, need lähevad kähku püsti. Aga aega hakkab võtma see, et kui nüüd detailid siia külge lähevad. Ja siis on siin hästi palju, te näete, et see on nagu siil, siin on nii palju kõrvasid küljes. Et iga asi läheb ja millegagi peab see raami külge minema. Selleks, et see asi kõik selline viisakas oleks, et nad üksteist segama ei hakkaks, kõik ära mahuks. Kõik loogiliselt ligipääsetav oleks, et kui pärast remondiks läheks. Et siis see võtab, siis sellega saab näha päris palju vaeva. Et see vaev on nüüd õnneks nähtud. Ja nii, aga kui siin nüüd konstruktsiooni poolest natuke rääkida veel, siis vaadates seda raami siin on näha, et on hästi palju selliseid kolmnurkasid torudest moodustatud. Et kui toruraami üldse teha, siis see toru ise, see töötab tõmbelsurvele kõige paremini. Et siin, kui sellest torust siis nüüd raam teha, siis peaks minu arust jälgima seda, et need kuskilt võimalikult vähe, ütleme, konstruktsioon võib iseenesest ette anda meile mõne sellise koha, kus me nagu 100% seda järgida ei saa. Aga ikkagi peaks üritama niimoodi, et see toru töötaks siis tõmbelsurvele. Et ei oleks siin mingit painet või väänet või et siis peaks see toruraam kõige parem tulema. Noh, mis veel? Iseenesest, kui siia seda raami vaadata, see ei paista võib-olla korraga välja, aga me oleme näinud kole palju vaeva sellega ära, et teatud sõlmed teha sellised hästi lihtsad. Näiteks esikiige kinnitused, kõik need kõrvad, mis siin raami külge on nüüd keevitatud, need on suht sellised, nad on omavahel paralleelselt, sisuliselt me saame alumise kiige kõrvadest, samamoodi ülemise kiige kõrvadest kõigist ühe nagu sirge kermelati läbi panna. Mis ma öelda tahan, on see, et see, kui ma näiteks toimub mingisugune raja peal mingisugune kokkupõrge, siis esiteks on mõeldud nii, et kui midagi puruks läheb, siis lähevad, ütleme, kiiget puruks. Ideaalne oleks see, kui kõrvad jäävad terveks. Kui nüüd raami küljest kõrvad ka on näiteks katki mingil määral või mingi osa neist on minema sõidetud, et need oleks lihtne taastada, siis kui nad on ilusti paralleelsed, on hästi lihtne neid jälle, ütleme, kiirkorras seal maha lõigata, uusi keevitada sinna külge, et see taastamine oleks siis võimalikult lihtne. Et on kaasas siuke hästi lihtne konduktor, mis läheb siis, mõni kõrv ikka küljes on näiteks sees. Et siis viskame selle konduktori külge, kõik teised kõrvad saab juba täiesti õigesti siis paika panna nende järgi. Et oleks selle auto taastamine hästi-hästi lihtne. Ja raami ehitus oleks lihtne. Raamil endal nii vähe painutusi torudel kui ühegi võimalik. Esimene tagumine kaar on FIA poolt ette antud, et nad peavad ju painutatud olema ja milline see kuju peab enam-vähem olema. Kuid igal pool mujal nii vähe painutatud torusid kui vähegi võimalik. Iga paine teeb seda asja nagu halvemaks. Eriti kui see painde koht jääb veel kuhugi niimoodi keset toru. Et selle võrra see toru ju nõtkele läheb siis palju lihtsamini kõveraks. Et ma ei saa sellest aru, kui teha, ütleme raam teha, siis painutatud torud. Üks asi on jah see, et ta ei ole nii tugev. Et siis ei saa ju toru enam niimoodi tõmbele survele otsa töötada. Ja teine asi on see, et kui see raam pihta saab, siis hinnata seda, kas see raam on kõver või ei ole, on ka väga raske, kui juba torud olid enda poolt kõveraks painutatud. Ehk siis veel kord, et nii palju sirget torusid kui vähegi võimalik. Et erandkorras mõne koha peale võib, kui muud üle ei jää ja konstruktsioon nõuab, et siis võib mõne painde teha. Meil on siin paagi küljes neid painutatud torusid peale kaarte, 1 või 2 või ega siin rohkem ei ole. Esimese nina all sellised kaitsetorud on, siin on paindega tehtud ees. Ja siis sinna, kuhu läheb see esimese vedrustuse nooguri külge. Seal on ka painutatud, aga seal on ta ka siis, ütleme, lisatorudega külje pealt ära toestatud igat pidi.
et see paine kuhugi keset toru üksinda ei jää. Kui üldse seda, kust kohast seda raami oleks nagu mõtet pihta hakata, siis mina pakuksin seda, et pigem ei ole nii, et teeme raami ja siis hakkame juppe külge toppima või hakkame sobitama külge siis, ma ei tea, käigukasti ja tihvrit ja kõike muud. Et see peaks vastupidi käima, et meil peaks olema sõlmed. Ehk siis suuremad tükid, mootor, tihver, käigukast. Ja nendega koos peaks hakkama mõtlema sinna ümber siis raami. Et esiteks, kust oleks kõige parem, ideaalsem, näiteks mootorit koos kastiga siis nagu kinnitada. Ja raami peaks üritama teha niimoodi, et see kinnituskoht, mis mootorile ja kastile sobib, oleks siis esiteks võimalikult lähedal, võimalikult otse sinna ja just sinna kanti trehvaks mingisugune siis torupõimikus, kus mitu toru omavahel kokku saavad. Ühesõnaga raami siuke tugevam koht siis. Et eriti jube on see, kui teha raam enne valmis hakata neid tihvreid sinna ja kasti toppima ja siis jääb kinnitus ka keset toru kuhugi veel, kus ei ole nagu teisi torusid ei tule, et siis on nagu väga mõttetused. Ja üldse igasugused sõlmpunktid peaks üritama sättida siukse koha peale, et nendest nagu, et just sinna läheks see kinnitus, et sinna samma, kuhu läheb näiteks esimese nookuri kinnitus, seal hästi lähedal on näiteks esimese kiige tagumised kõrvad ja nii edasi. Noh, siin raami peale vaadates, siis kõik esikiige kõrvad on kuskil mingisuguses sõlmpunktis. Esiots on põhimõtteliselt selle järgi nagu valmis leiutatud. Et igal pool on nagu tugi taga. Et see kiige kõrv ei saaks midagi seal väntsutama hakata. Noh, ja nii edasi üle terve raami, et pigem teha siis erinevate komponentide ümber siis raam, vaadata, kuidas kõige paremini saab tehtud, mitte vastupidi, et teeme raami ja hakkame siis mõtlema kuidagi moodi, et ei tea, kuidas me saame need tükid sinna külge. Ja noh, see on ka põhjus, miks mina ei näe sellist versiooni siin mõni raamitootja toodab sellisena, et sa saad osta tema käest toorikraami. Et noh, pane siis sinna peale mida iganes, kas pane tsikli ristipidi või automootori pikkupidi või veel midagi. No raami seisukohast see ei saa nagu väga hea olla, siuke universaalset raami ei ole olemas. Kui on mootor ühtepidi vaja vahele panna, siis tuleb see raam minu arust hoopis, ütleme, see toruvõrestik seal näiteks tagapoolus mootor on hoopis ühtemoodi teha. Ja kui läheb pikki mootor, siis tuleb hoopis teistmoodi teha. Noh, esininaga mingil määral siis samamoodi. Noh, see on võib-olla universaalsem, aga samamoodi, kui on tihver, et see roolikarp, noh, roolikarp ju ei tohiks ka niimoodi küljes olla, et ta on mingisuguste kõrvadega kaugemal, kus annab siis murda. Et elu on õpetanud, et kõik need igasugused kinnitused, mis raami küljes midagi kinni hoiavad, et neid keset võidusõitu, kui on midagi juhtunud, on väga-väga paha lappida. Parem on nad teha sellised, et neid paigast ära ei lüüa ja et põhitorustik jääks ikkagi paika alati. Noh, kuskil on alati mingisugune piir, et küll see auto on võimalik siis ribadeks sõita nii hullusti, et koha peal enam ei ole mõtet lappida, aga siuksed lihtsamad asjad. Et meie oleme alati üritanud, no ütleme see, et kui auto veetakse plate peal minema ja 3 ratast on alt kadunud, siis tavaliselt see meil sõitu küll ei lõpeta. Et selles mõttes oli ka naljakas näha näiteks siin üks kartpagi tootja, kes pakub enda karte siis nagu tehase tiimina laenutab vist või. Et siuksed tehase sõitjad on, et oli naljakas vaadata, kuidas viimases eelsõidus või see oli vist pool B-finaal. B-finaalis käis siuke väike kokkupõrge ja see mees, kes kokku põrkas, see oli teeninud tegelikult välja juba A-finaali koha. Masin veeti ära, seal oli tagaratas oli üks puudus ja esimene üks ripendas natukene. Boksis isegi ei vaadatud, et mida teha saaks. Põhimõtteliselt jäigi finaali koht tühjaks, sellepärast et seda autot ei hakanudki üldse keegi remontima. Et tegelikult see
tohiks olla mingisugune väike kunst, et selle oleks igal juhul pidanud ära suutma remontida. Aga noh, mis selle raami juures veel, et siis kindlasti aitab kõvasti kaasa see, kui on natukene tugevusõpetust saadud kusagilt. Et see annab mingisugusegi ettekujutuse sellest, et kuidas pidi need jõud seal mõjuvad ja äkki siis vajadusel saab mõne püürigi välja joonistada, kui väga häda käes on. Ja noh, mul on siis Tehnikaülikool ja see tugevusõpetus ausalt öeldes muudab maailmapildi siis päris tugevasti ära. Ja ütleme, see tugevusõpetus ise, et see aitab ka aru saada sellest autogeomeetriast, ma arvan, oluliselt paremini, sest kokkuvõttes see viib ju ka meid sinnani, et kus kohast jõud mõjuvad ja kuidas see veermik siis käitub näiteks, et see on nagu mitme koha peal hea. Tihtipeale on mõne konstruktsiooniga nii, et kui mingi asi puruks läheb, siis ei ole mõtet joosta kohe jämedamat toru tooma või sinna midagi suurt ja tugevat peale keevitama, et tuleks selle konstruktsioonile otsa vaadata natukene ja äkki annab seda selliselt parandada, et ta saab samasuguse materjaliga teha siis tugevama. Et väga vabalt, ütleme, kiiged, kiigede juurde me jõuame siin mingi hetk, et me neid külge hakkame panema ja et seal annab nii palju mööda panna, et kui amordi kõrv on 3 sentimeetrit siiapoole või sinnapoole, siis sellest võib sõltuda, kas see kiige kestab või läheb vist tavasõiduga puruks. Et sellest sõltub päris palju. Aga noh, mis selle raami asja kohta veel? Ma arvan, et neid sõlmesid eraldi siis vaatame siis, kui me hakkame juppe külge panema, et siis on see asi natuke selgem, et selle palja raamiga. Siin taustal jookseb see pilt siis, et sellest, et me on ju mõne jupi juba külge saanud ja võib-olla on näha siin natukene, kuidas esitihver on külge pandud läbi siis, esitihver hoiab ka siis roolikarpi kinni korraga ja siis ta on niisugune üks ja tugev tükk, et mida ei ole niisama lihtne murda ja siit on natukene näha seda mootori kinnitust oli näha vist ja noh, selline eripära võib-olla, et mootor ei ole kuskilt kohest raami küljest kinni, et mootor istub enda siuke kinnitusplaadiga selle sidurikoja küljes ja see ongi ainuke kinnitus mootoril, et Volkswageni mootor oli meil täpselt samamoodi, et see pigem see raam elab ja see lõhub seda mootorit. Ja sellepärast on parem, kui see mootor ripub ainult selle sidurikoja küljes siis. No selle raami juurde veel, et ega see lihtne ei ole, et esiteks määrata neid jõudusid, mis siin mõjuvad ja pärast veel, kuidas nad mööda raami laiali jaotuvad. Mul oli Tehnikaülikooli lõputöö, oli siis selle võidusõiduautole mõjuvate jõudude määramine. Üks asi on see, et kas ta peab nagu sõidule vastu pidama. Teine asi on see, et kui suur see kivi näiteks peaks olema raja peal, millele ta veel peaks vastu pidama. Lõpuks on see ka, et stardirüüsinas võivad rattad näiteks omavahel kokku puutuda. Et üks asi on teha siis selline auto, mis sõiduga ei lagune. Samas, kui palju ta siis kannatab sellist mitte sihtotstarbelist kasutamist, kas väikest kokkupõrget või tugevasti valli sõitmist või piirde riivamist või midagi, et lõppude lõpuks ega ta ei saa ju nii nõrk olla, et ta päris laiali laguneb. Ja võrreldes teistega siis peaks ka nagu mingisugusest lihtsamast rüsinast ikkagi elusalt välja tulema. Et need jõududeks, aga kuidas üldse määrata, et see raamil on neid torusid palju, et mismoodi see jõud seal üldse mõjub, et tegelikult see toruvõrestikku peaks, mis on autol kõige raskemad asjad, mootoruskastiga, esitihver ja põhimõtteliselt juht, et põhimõtteliselt nende ümber on ju kõige tugevam osa kerest peaks olema. Et ega see jõud läheb suureks seal, kus on tal ka kõige suurem mass sama koha peal. Et selle ümbruses see jõud tekib kõige suurem. Kui nüüd siuke lihtsustada,
et selleks, et aru saada, et kus kohast mingisugused asjad võiksid läbi painduda või mitte, siis tegelikult on hästi lihtne moodus, et tehke sihuke toruvõrestiku makett. Noh, näiteks meie tegime omal ajal olid kokteilikõrtest sulaliimiga kokku. Ja sinna saab ju teha, torustiku osa nagu, saab kiiget ka teha ja võtate näpu vahele ja väänate seda siis sealtpoolt, kus ratastest jõud sisse saab tulla. Jube hästi on näha, kus hakkab mingisugune asi läbi painduma või. Et siukse endale ülevaate tekitamiseks on kindlasti abiks, et on palju keerulisemaid asju olemas, millega seal midagi arvutada, aga üldiselt on elu näidanud seda, et ega see siuke peenem arvutamine, pingete mingisugune arvutamine, mingisuguse programmiga jääb pigem selle taha, et kus poolt mis jõud tuleb, et see millega siis nagu arvestada üldse. Et kui keegi ütleks, et mis jõud, mis koha peale tuleks panna ja millega arvutada, küll oleks elu lihtne, on ju. Aga kus on see mees, kes määrab ära, et mis selle sõidujooksu siis tekib ja kas need jõud tekivad korraga ühe koha peale või kuidas nad jagunevad seal. Et see on tegelikult siuke omaette pikem asi ja natukene võiks see, kes raami hakkab tegema, selle peale mõtiskleda või selle üle lõppude lõpuks on ikkagi kogemus ka see, mis maksab, et need mitu asja kokku, et siis selle tulemusena võiks siis niisugune hea raam valmis saada. Siin koha peal võiks selle raami teema kokku tõmmata ja järgmine kord jõuda siis tehnika asjadeni. Tänaseks kõik ja nägemist.